seal oli Makedoonia ja see Mida sa sellel aastal tahaksid rääkida pärast seda, kui sa oled nüüd kõik hoidised ära maitsnud? Mulle meeldib see, et eestlane on selline hea alaloidlik inimene, et pole ainult mitte küüslaugu küüni kasutanud, vaid marieerinud ära ka küüslaugu varred ja isegi õied, et väga, väga hea nagu lähenemine, õpetlik vähemalt. Ja täna see nii-öelda selle kõrvitsade teema puhul mulle väga meeldisid erinevad tuletised kõrvitsast, küll oli seal astelpäev kasutatud ja ebaküdooniat, et väga mõnusad maitsed olid. Mis sind peale küüslaugu marineerimise siin võib-olla veel üllatas soolaste puhul? Soolaste puhul mõned maitsed natuke üle läinud, et võitjateks ju tulid töö, mis oli väga hea ja puhas ja mitte üldse üle maitsetud toode. Kas sa nõustud ka sellega, et magusate puhul ei kasutatagi enam nii palju suhkrut kui vanasti? Ja see on väga tervitatav. Kui jutt läks Lääne-Virumaale, siis nimeta ära sealsed võidutööd ja olgu need innustuseks ka meie hoidiste tegijatele. Jah, seal oli täiesti kurioosum oli see, et parim soolane hoidis oli valmistatud ploomist ja parim magushoidis oli valmistatud sibulast. Et leidlikkust oli seal päris kõvasti ja erinevus siin Saaremaa hoidiste konkursega nüüd see, et osavõtjate keskmine vanus oli päris tunduvalt madalam, mis tähendab seda, et oli 30-40 aastaseid inimesi ja nende lähenemine on natuke riskantsem, et ikka 7 erinevat chillit oli päris selliseid häid nagu kontrastseid kooslusi oli seal võetud kevadest ja sügisest asju kokku pandud ja see lähenemine oli nagu julgustavam, et võib-olla me peame oma auhinnafondi üle vaatama, et see kõnetaks natuke nooremat inimest ka, et nad otsustaks ka tulla nende vanamemmedele kohta kätte näitama. Meie moodiste konkursi parima maguse hoidise meesterdas meile ja saab 75 eurose kinkekaardi Agri Centerilt Aino Kivi. Ja 39 kõrvitsa sidrunikreem. Ega vist ei ole põhjust küsida, et sul on kindlasti hea meel jälle. Jaa, muidugi on hea meel. Lähme natukene ajast tagasi. Ütle, mis on saanud ühe sinust väga legendaarsest võidutööst, see on õunakohvist, mis ka siin tuli nagu esmaesitlusele. No ikka vaikselt tootmine käib, siis kui tellimine on. Aga räägi tänasest võidutööst. Värv on ime ilus, ma ütlen nagu kuldkollane, aga mis seal sees on? Seal sees on kõrvits, kollasemat sorti kõrvits, siis natuke õuna, suhkrut, mitte väga palju ja sidrunikoor ja sidrunimahle. Ja mis selle eriliseks teeb, ma ütlen kõigile, et sinna on lisatud natuke võid. Hoidise sisse võid, mina pole selline kuulnud, et keegi võid paneks hoidise sisse. See on nüüd selline kreem, pärast mikseriga lased veel kreemiks ja mina sain selle idee Mandri ühest lehest, seal oli hoidiste konkurss ja üks peenkoka tõi välja ja ütles, et kui te teete mingit peenemat hoidist, et pange tilka võid, et võidi pea järel maitse. Ja ma tundsin, et see oli tõesti hea ja ma olen seda hästi palju nüüd teinud.